Tere kuulama, uudised eetris ja stuudios Rohke Develak. Valitsus vaatas eile veel kord üle olukorra patsiendikindlustuse ja kõikide teiste kindlustusliikide vallas ja tõdes, et olukorrast on võimalik mitmeti õppida. Täna hommikul kuulutas valitsus välja ka riigihanke leidmaks kindlustusfirmad, kes oleks nõus kindlustama valitsuse otsuseid. Nii saaks riik valitsuse vigaste otsuste, kehvade seaduseelnõude ja määruste eest kindlustusseltsite hüvitist küsida. Kui patsiendikindlustuse korral saab näiteks patsient ravivea eest hüvitist nõuda, samuti liiklusõnnetuste ja tulekahjude korral ning veel paljudel erijuhtudel, siis maksumaksja saaks valitsemisvea või valitsemisõnnetuse või ka valitsemiskatastroofi korral samuti uue korra kohaselt kompensatsiooni. Siiani on inimesed kehva riigijuhtimise lihtsalt kinni maksnud valitsuskindlustuse korral, aga saaks kulud kindlustusseltsi kanda jätta. Kui kõik läheb nagu kavandatud, siis maksab kindlustus ka valitsuse selle otsuse kinni. Väikese viivitusega on saabunud ka traditsiooniline ülevaade politsei tööst pühade nädalavahetusel. Traditsiooniliselt andsid ka seekord statistikast tooni perevägivalla juhtumid ja nagu traditsiooniks on saanud, siis puudutas see peamiselt traditsioonilise perekonna erinevaid liikmeid. Kõige rohkem väljakutseid sai politsei traditsioonilise perekonna Kuusepere juurde Lääne-Põlvamaal. Perekonnaseisuameti sõnul on seis praegu 112-110 isa kasuks. Politsei korrapidaja sõnul on praeguseks hetkeks andmed kindlasti juba vananenud, sest traditsioone püütaksegi selles perekonnas alati au sees hoida. Justiitsministeerium annab aga teada, et lähema aasta jooksul kaob kuritegevus kõikides oma vormides Eestis täielikult. Sideandmete kasutamise omaaegne keelamine oli alles algus, ees on ootamas järk-järgult ka kõikide teiste andmete kasutamise keelustamine nii kriminaaluurimises kui muudes menetlusprotsessides. Vastavaid seadusi tuleb täiustada määrani, mis lõpetaks totaalse jälgimisühiskonna toimimise Eestis. Edaspidi tuleb uurimistoiminguid läbi viia nii, et kahtlustatav sellest kunagi teada ei saaks ja karistuse asemel määratakse tulevikus süüdimõistetule valuraha. On tõenäoline, et kui maksta sageli ja piisavalt valuraha, siis lõpetavad kurjategijad oma seadusvastase käitumise pika peale üldse. Töötuks jäänud advokaatidele ehitatakse hooldekodu. Ja pealinna teateid. Tallinna linnavalitsus annab teada, et talvel alanud jutud sellest, et linnavõim on loobunud ühest oma peamisest valimislubadusest, millega lubati võtta kõnniteede lumest koristamine majaomanikelt üle, ei vasta tõele. Linn ei ole taganenud oma lubadusest lumekoristusega tegeleda. Kuna lumekoristamine on sesoonne tegevus, siis pärast põhjalikke arvutusi on Tallinnas majanduslike argumentide arvesse võtmise tulemusena üle mindud suvisele lumekoristushooajale. Kui inimesed tähelepanelikult nüüd enda ümber vaatavad, siis kübetki lund hetkel näha ei ole. Pool aastat koristabki nüüd lund pealinnas kohalik omavalitsus ja pool aastat majaomanikud. Kuulsite uudiseid.